Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistluste 3. etapil oli osavõtjaid koguni 6 riigist. Lisaks 3 Baltimaale tuli võidusõitjad veel Valgevenest, Soomest ja Venemaalt. Pikk võistluspäev kulges Aravete rajal vaheldumisi vihmas ja päikeses. Õnneks finaalid toimusid juba kuival rajal. Mida etapp edasi, seda paremasse hoogu läheb mikro 60 klassis Jan Kalmet. Suhteliselt lühikese ajaga on ta omandanud ringrajale nii vajaliku stabiilse voolimise kunsti. Varasemad probleemid stardi ajastamisega on unustatud ja Aravetel domineeris ta avaringist finišini välja. Tuli vaata, et Malinovski ei oleks must eespool nagu see oli. Siis see läks kõik väga probleemivabalt sul või? No natukene oli, panime uued rehvid alla ja natuke libe oli, aga muidu oli korras. Mis sa tahad veel ära teha nüüd nendele teistel etappidel? Tulla veel esimesele kohale ja Eesti meistriks ikka tulla. Mini 60 klassis algas otsustav lahing Paul Aroni juhtimisel. Hea start andis talle sõidu alguses korraliku eelise ja samal ajal, kui konkurendid omavahel maid jagasid, libises Paul Aron nende eest juba päris püüdmatusse kaugusse. Väga visalt asus teda ka jälitama Rimo Kadapik. Samal ajal Paul Aron raiskas aga aega pideva tagasivaatamisega ja nii juhtuski, et otsustaval momendil hingas Rimo talle juba päris kuklasse. Ja vähe sellest, viimase ringi lõpus tegid otsustava rünnaku ja finišis napsas Rimo vaid 0,2 sekundise eduga Pauli ees etapivõidu. Venelase Vilajevi järel oli 4. Andreas Lootus ja 5. Robin Särg. Sul hirmu vahepeal ei olnud, et vahe läheb liiga pikaks juba? Oli ikka, et ma mõtlesin, et ei jõuagi enam järgi ja et ta sõidab lihtsalt eest ära ja võidab. Ja siis jäi veel üks ring lõpuni, mis siis peast läbi käis? Et ikka mööda minna ja et võita. Kus see õnnestus sul? Tagasirgel eelviimases korvis. Nii et tõeline võidusõit? Jah. Juniorklassis on seniste etappide jooksul väga võrdset kiirust näidanud 8 poissi. Ülejäänud 7 andis kõva lahingu Simone Viidas, kes eestlastest lõpetas 8. kohaga. Nauditava finaali võitja lõpuks Mauris Põldmaa ja Georg Kõsi otsustada. Suuremate kogemustega Georgi kiirus on ka nooremates klassides olnud silmapaistev. Samal ajal talendid rajale sarjast esile kerkinud Mauris on väga kindla käega tippu pürgimas. Nende 2 omavaheline duell kulmineerus viimasel ringil, kus mitmel korral nauditavaid möödasõite tehti. 2 kange duellis jäi 0,2 sekundiga peale seekord Mauris Põldmaa, teine Georg Kõss ja 3. Karl Leesmaa. Sain korraliku vahe sisse kohe alguses ja siis hakkasid ajad langema ja teised tulid järgi muidugi. Kas siis hakkasid nagu liiga palju oma positsiooni pärast muretsema? No kui ma seal taha vaatasin, siis ma vaatasin, et Georg jääb nagu maha ja üks hetk ta nagu hakkas järgi tulema ja siis lihtsalt hakkasin vaatama taha liiga palju ja muretsema. No start oli enam-vähem, sain hästi minema. Rehv oli alguses sain rehvi käima ja sain hakata head aega sõitma ja sain pundist lahti. Ja siis sain pikalt eest ära ja siis sain Maurise kätte. No Maurisega läks siis 1 ringi jooksul sulle päris kõvaks duelliks, jah? Läks. Siis kõvasti kiirus langes ja siis jõudsid kohe teiseke järgi. Vahepeal surutasin lausa 3. seal. Läks ja Siim läks mööda ja siis läks jälle aega, et mööda saada ja jälle Mauris kätte saada. Hea töö Georgi poolt ja loodame, et termine etapp läheb ka sama hästi. Max-klassi poolfinaalis sõitis teistest väga kaugele ära Remo Rahula, aga finaalis toimus juba tõsine võidusõit, kus domineerisid need, kes ka Euroopa radadel on head kiirust näidanud. Täiesti liimist lahti oli seekord üllatuslikult Kaspar Korjus, kes suruti lõpuks koguni 7. 2 suure võistkonna Aixi ja Talvar Racingu duellis jäid kindlalt peale Aixi sinised. Eelfinaali võitja Rahula pidi seekord leppima 3. kohaga. 4. olnud Paul Lääne sai nii-öelda lohutuseks kiirema ringi au.
aga 2 kõrgemat kohta kuulusid Sten Piirimäele ja Hannes Tamperele. Kiiremaid ringe sõitis rajal küll Hannes, kuid taaskord Sten ei vääratunud. Finišis oldi juba praktiliselt koos. Esimene Piirimägi, teine Tampere. Oli väike mure ka selle poolfinaali sõidu järel või? Natuke muretsesime, aga me teadsime, et kuivaga meil on parem hoog ja pidime lihtsalt rahulikuks jääma. Hannes, olid väga kannatlik seal Steni selja taga. jah, aga ei saanud piisavalt lähedale, et mööda minna. Kas kogu selle sõidu jooksul ühtegi varianti ei tekkinud ka? No lähedal olin, aga ma ei tahtnud palju aega ka kaotada. Ega teil selja taha polnud vaja aega ka visata? Ei tahtnud jah, muidu liikub äkki tuju ära. Sten, kas natuke see Remo poolfinaali nii kindel võit oli nagu üllatus ka või? Ma arvan, et väga üllatus ei olnud, et Remo on ikkagi juba Ropa siis tempot näidanud. Suur üllatus ei olnud. Ega siin muud pole öelda, et jäid sõiduga rahule? Enda sõiduga jäin rahule. Hannes, sina? No natuke jääb kripeldama, aga eks ikka. Teine koht on ka hea. Masters ja kadettklassides tulid päeva kõige suurema ülekaaluga võidud. Kõige noorematest oli kindel võitja venelane Ivan Komin, kellele Siim Sepp kaotas juba 7 sekundiga. Härrasmeeste valitseja on jätkuvalt Priit Sei, kes 10 sekundiga sõitis eest ära Elvis Väinsaarelt ja Taisto Leerilt. Pika võistluspäeva kulminatsioon oli KZ2 klassi rajale tulek. Eelfinaalis domineerisid alguses leedulane ja 2 lätlast. Õige rehvivälik tõi aga lõpuks edu Kaspar Kallasmaale, kes võitis üllatuslikult eelfinaali ja koos sellega sai finaaliks parima stardikoha. Ütleme nii, et meil lihtsalt õnnestus õige valik teha. Võtsime kuiva rehvi ja tänu sellele olime peatamatud. Parimalt kohalt alustanud Kallasmaa oma eelist aga ei osanud ära kasutada. Samal ajal väga hästi alustasid hoopis Karl Rass ja Mario Vendla. Üsna pea oli neil kannul lätlane Martis Lapins, kes eelfinaali hoopis katkestas ja oli nüüd kiiresti pikast rivist läbi murdnud. Temaga võrdselt kiirustarendas rajal veel Antti Rammo, kes on teada kui vihane võitleja. 20-ringilise kihutamise otsustavas vaatuses oli 2 peategelast, Lapins sees ja tihedalt kannul Rammo. Otsustaval hetkel hakkas kahjuks aga tõrkuma Antti Rammo kaardi mootor ja nii pääses lätlane seekord päris kergelt. Võitja Martis Lapins, teine Antti Rammo, 3. Kaspar Kallasmaa. Seiklusrohke kokkuvõttes, sellepärast just, et ma 6. koha pealt alustasin, mis tähendas, et ma pidin teistest poistest mööda sõitma. Aga kõige ette ei jõudnud kahjuks. Said Lapins ikka päris kätte tegelikult? Jaa, selles mõttes meil oli kiirus oli täpselt sama, et mul oli see eelis, et ma sain natuke tuulest tal järgi sõita, aga kui ma olin järgi, siis ma sain aru, et me sõidame täpselt sama tempot. Ja ütleme lõpupoole mul tekkis tehniline rike, ma lihtsalt olin sunnitud natuke hoogu maha võtma, et üldse lõpuni tulla. Et ütleme, kui oleks Martins vea teinud, siis tõenäoliselt oleks olnud võimalus, aga me sõitsime mõlemad väga stabiilselt sama kiirust ja selles mõttes oleks keeruline olnud mööda saada niikuinii. Ütleme, et sellest seisust maksimum tulemus? Ei, mitte päris, ikkagi esikoht oleks see maksimum olnud. No mis sa finaali eel mõtlesid? Mõtlesin, et see saab raske olema, sest ma teadsin, et tagant tulevad kiired vennad ja proovisin hoida võimalikult kõrget tempot. Ja kokkuvõttes jäid sama 3. kohaga rahule? Eks alati võib minna paremini, aga ma arvan, et ma olen tänasega rahul. Võitlus rajal oli iga koha pärast kompromissitu. Lausa viimases kurvis lendasid rajalt välja leedulane ja Mario Vendla. Nauditavat kihutamist saab taas näha Eesti meistrivõistluste 4. etapil 4. juulil, siis juba Rapla kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.